olen doktor Nele Reimets ja näitan sulle ühe mõnusa kiire pilatese kava. Tule alustuseks selili. Ja me alustame vaagna kallutustest. Jalad on kõverad, hakkad kallutama vaagnat õlgade poole ja kandade poole. Liikumine on hästi pehme, hästi sujuv. See on nagu merelainetus, mis tuleb vaikselt randa ja siis liigub kaugemale tagasi merre. Võid silmad kinni panna ja kujutleda ennast sooja pehme rannaliiva sisse. Selliselt, et su varbad on natukene vees. Ja see merelainetus tuleb ulatub puusadeni ja liigub tagasi mere poole. Et luba sellel lainetusel rullida su puusad üles. Ja kui lainetus hakkab merre tagasi liikuma, ta tõmbab su vaagnat kaugemale kaasa ja sa rullid selja alla. Sa pöörad natukene vaagnat, vajutad tallad sügavamale põrandasse, sügavamale pehme liiva sisse ja rullid selja alla tagasi, alustades rinnakust, seejärel roidekorv, vaagen ja viimasena saba. Käed võivad sind toetada ja aidata tulla üles. Sa otsid pikka alaselja asendit, saadad põlved kaugele ette välja. Hingad välja, rullid üles, et saada lülid liikuma. Hingad sisse, püsid ja välja hingates pehmendad roide korvi ja tuled tood end alla mati sisse tagasi. Üks kordus veel, tule rulli puusad üles ja jää püsima. Nüüd libise puusadega ühele küljele ja teisele küljele. Hoides oma põlved küllaltki paigal, tallad ühe koha peal, pea ühe koha peal, su vaagen libiseb ühele küljele välja ja teisele küljele välja. Peatu keskel ja tule rulli selga alla mati sisse tagasi. Tuleme ühe korra veel. Rullid puusad üles, teeme seda sama libisemist küljele ja teisele poole, peatud keskel ja proovid tulla natukene madalamale. Rinnaluu pehmeneb mati suunda ja tuled jälle natukene ülevalt madalamale. Sa hakkad tooma kõigepealt alla oma roidekorvi. Vaagnat üritad veel hoida õhus ja samal ajal, kui roidekorv hakkab pehmenema mati poole, vaagen liigub kaugemale sinust eemale, kandade poole. Tule nii mitu kordust alla, kui vähegi võimalik, ehk siis pikenda alla jõudmist. Ja kui oled täiesti mati lähedal, siis lõdvesta korraks vaagen. Tule uuesti rulli puusad üles. Ja nüüd sa kallutad vaagnat ühele küljele ja teisele küljele. Pöörad puusi ühele poole alla ja teisele poole alla. Hoiad vaagnat kõrgel õhus. Alaselja pikana. Tule üks kord veel. Peatu keskel ja rulli selga alla. Me teeme seda sama veel. Kui sa tahad, võid võtta kannad tuharatele lähemale, et reie tagakülg oleks natukene vabam. Pööra ühele poole puus, pööra teisele poole puus, peatu keskel. Too rinnakut veidi madalamale ja taas pöörad, peatud keskel ja proovid tuua rinnakut jälle madalamale. Niimoodi järk-järgult liikudes võtad hästi palju vaheetappe ning mida rohkem sa seda harjutad, seda rohkem õnnestub neid vahepeatuseid teha. Kui oled lõpuks jõudnud alla mati sisse, lihtsalt uuesti kalluta vaagnat ühele ja teisele poole, naba suunda ja kandade suunda, vabastades oma reied, vabastades tuhara ja ülejäänud keha. Lähme edasi ülakeha tõstetega, selleks too käed kukla taha sõrmseongusse. Aseta ennast hästi pikaks matile. Mulle meeldib tõsta oma abaluid natukene kaugemale. Ma tunnen, et mu selg on mõnusasti pikk.
all hingad sisse ja välja hingates saadad oma rinnaku alla puusade poole ja tõstad ülakeha kumeraks. Hingad sisse, lähed alla tagasi. Hingad välja, tuled ja saadad rinnaku alla, roided libisevad puusade poole, vaatad ise häbemeluu suunas. Võib-olla hoopiski põlvede suunas vastavalt sellele, kuhu sinu lõug jääb. Me tahame, et lõua ja rinnaku vahel oleks ruumi ja et sa ei suruks lõuga täiesti rinnaku vastu, aga samal ajal, et su lõug ei jääks ka üles lakke vaatama. Nii et kuhugi põlvede ja häbemeluu vahele vaadata on täiesti hea. Paar kordust veel, tõstad ülakehas, süvendades oma roojetes seda kontakti mati sisse. Viimast korda tõsta ülakeha ja asendisse, püsi siin. Sa suunad oma alumisi roidid sügavamale mati poole, samal ajal kui ülemistel lubad tõusta kõrgemale. Sa proovid teha endas hästi pika kaare, ilusa kumeruse ja hoiad samal ajal vaagna vabalt. Üks põnus pikk hingamine veel, hoides seda asendit ja lähed rullid alla. Vabasta käed pea tagant ja too nad üles lae poole. Vii üks käsi üle pea kõrva suunas ja tule tooda tagasi keskele. Vii teine käsi üle pea kõrva suunas ja too tagasi keskele. Jätkad käte liikumistega kordamööda. Teed ühe paari veel, üks käsi üle pea, keskele tagasi ja teine käsi üle pea. Nüüd saadame 2 kätt korraga üle pea kõrvade juurde ja nad tulevad tagasi keskele. Siin on sul 2 valikut. Kas sa saadad käte liikumisega üle pea oma roided üles lakke ja tõusad matist veidi lahti ning välja hingates tood roided tagasi matti, käed keskele. Või sa üritad hoida roided all mati sees ja saadad ainult käed üle pea ja tood nad tagasi keskele, et parandada liikuvust õlaliigeses. Võid valida täna endale sobiva variandi vastavalt sellele, kas sa tahad natuke rohkem sirutust ülaselga või tahad saarendada liikuvust õlaliigeses. Tee 2 kordust veel. Ja tee viimane. Ning me lisame ülakeha tõste. Vii käed üle pea kõrvade poole ja hinga välja. Tõsta ülakeha, vaata naba suunda, saada käed ette puusade juurde ning mine alla tagasi, saada käed üle pea. Hinga välja, tõsta oma ülakeha, saates rinnaluu alla, häbemeluu poole, roided libisevad vaagna suunas ja siis sa liigud alla tagasi, tõmmates lülisamba pikaks. Hingad välja, tõstad ennast kumeraks, proovid hoida vaagna rahulikuna, neutraalsena. Üks kordus veel, sa tõstad ülakeha kumeraks ja jääd püsima, pöörad peopesad mati poole ja hakkad kätega lööma üles alla. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Hingad 5 lööki järjest sisse ja 5 lööki järjest välja. See harjutus on 100. 1, 3, 4, 5 ja 2, 3, 4, 5, 3, 4. Jätka veel. Jätkad pumpamist. Käed liiguvad üles alla, keha püsib paigal. Viimane paar. Ja mine alla. Vii käed üle pea. Siruta jalad pikaks. Too kannad jalgadel kokku ja me teeme üles rulli. Hingad välja, hakkad rullima üles. Tuuled kumeraks. Lähed ette jalgade kohale kumerdama. Ja tuled kasvatad selja sirgeks. Istud otse. Pöörad vaagnat, hakkad rullima alla, saadad kõigepealt oma alaselga mati poole, seejärel keskselg, ülaselg, õlad, pea,
käed liiguvad üle pea ja tõstad ülakeha uuesti üles. Proovid hoida oma käed kõrvade juures. See on lihtsam öelda kui teha. Tuled ette kumeraks ja üles istuma sirge seljaga. Teen 2 korda veel. Pöörad vaagnast, hakkad rullima alla. Jalad on rasked. Üle puusa venid pikemaks. Saadad käed üle pea ja hingad välja, rullid üles. Tunned ära oma ülakeha tõsta, harjutus 100. Ettepainutus. Tule istu sirge seljaga, viimast korda. Rulli alla, pööra vaagnat kõigepealt. Seejärel saada alaselga, tõmba häbemeluud üles pool naba poole. Jalad on pikad ja rasked. Käed lähevad üle pea. Ja viimast korda tule rulli üles. Jalad rasked, kõht liigub taha lülisamba poole, aitab lükata lülisamba kumeraks, painutad ette ja tule istu sirge seljaga ning lõdvesta korraks käed. Aga hea, me lähme siit edasi üle pea rullimistega. Kindla peale, kui sul on luu tiheduse probleeme, siis need harjutused ei ole sulle. Palun ära tee neid. Kui sul luutihedusega probleeme ei ole, siis me võime julgelt üle pea rullida. Hakkad tulema kõigepealt alla matti sisse tagasi. Jääd alla matti, käed tulevad puusade kõrvale ja jalad tulevad õhku lauaasendisse. Nüüd hoides jalad üksteise vastas, suru käed mati sisse. Sul võiks olla õla tagakülg, triitseps ja peopesa kindla peale toetatud matti. Ja sa hakkad pöörama vaagnat ja kergitama saba natuke matist lahti. Pöörad, kergitad saba matist lahti, samal ajal käed suruvad alla mati sisse. Ja sa tõstad natukene vaagnat. Pöörad saba õhku. Pöörad ja saba õhku. Need harjutused ei ole kindlasti selleks ajaks, kui sul esineb seljavalusi. See on natukene liiga intensiivne. Kui sul aga enam akuutset valu ei ole, sul ei ole luu tiheduse probleeme, kõik on kontrolli all, siis me saame hakata rohkem üle pea rullima. Nii, 1 kordus veel. See oli väike ettevalmistus. Nüüd säti ennast selliselt, et kui sa viid jalad üle pea, siis sul on selja taga ruumi. Algus on sama. Käed matil, jalad laual. Ning nüüd hakkad suunama oma istmikuluid veelgi kõrgemale üles lae poole. Käed suruvad matti ja sa rullid puusad matist lahti. Oled kumeras asendis, kõht surub lülisamba poole. Proovid kumerdada nii palju kui võimalik. Kael on vaba, saad endiselt rääkida. Siis sirutad jalad taha pikaks, oled maaga paralleelne, kannad püsivad koos ja tuled rullid alla, just kui sa teeksid oma õlasilla harjutust. Saadad oma lülid rahulikult mati sisse, käed suruvad alla. Kõverda jalad uuesti lauale, käed suruvad matti, sa tõstad puusad üles, saadad istmikuluud lakke ja tuled istuma nagu tooli peale, tagurpidi tooli peale. Reia tagakülg tahab minna lae poole, seerutad jalad pikaks, raskus on ilusti jaotatud õlgade vahel ja sa tuled rullid alla tagasi, vajutades oma õlad, küünarnukid ja randmed mati sisse. Mida sujuvamalt sa rullida saad, seda ilusam see harjutus välja näeb, aga ei ole ka midagi hullu, kui seda sujuvust veel nii palju ei ole. Lõbus on ta sellegi poolest ja kasulik samuti. Saad selja mõnusasti pikaks, jõudu juurde kõhulihastesse. 1 korra teeme veel. Ja tõstad puusad üle, siis mikrud lakka. Käed saavad sind aidata. Seruta jalad, hoia kannad koos. Ja tule rulli alla, mõtle, et jalad jäävad taha. Ja su selg tuleb esimesena alla. Jalad sinna järgi. Väga hea.
Võta jalgade tagant kinni, tule rulli end istuma. Jäädes istuma, pööra ennast külje peale, me teeme merineitsi harjutuse. Sinu üks jalg tuleb ette risti, teine tuleb külje peale. Kui sul ei ole puusadel seda võimalik seda asendit võtta, istu sellisesse asendisse, kus sa saad olla. Keskendume kõige rohkem ikkagi lülisamba painutusele. Too käed külgede peale ja sa tuled painutad ühele küljele, paned käe alla ja teine käsi läheb üle pea, et leida seda painutust. Vahetad poole ja painutad teisele küljele. Ja painutad ja teisele poole. Sinu eesmärk on hoida oma istmikuluud küllaltki mati lähedal või täitsa mati vastas, kui see on sinule võimalik. Ja sa otsid painutust oma rinnakorvi, rinnalülidesse. Käsi on pikk ja sõrme otsast veenid veelgi rohkem välja. Tule viimast korda sellele küljel. Tule keskele. Proovi jalad viia teisele poole, ilma et sa kasutaksid käsi, kui see on sinul võimalik. Jalad lähevad teisele küljele ja uuesti painutama. Õlad on vabad, pehmed. Ja sinu alumise külje roided lükkavad end üles poole, et ülemine külg, see külg, mis vaatab lae poole, saaks rohkem avaneda. Roided veeniks lae teineteisest lahti. Me teeme 2 paari veel, painuta ühele küljele ja tule painuta teisele küljele. Mõnus liikumine ühele poole ja viimast korda teisele poole. Tule sealt keskele. Pööran tagasi istuma mati nüüd ette serva ja me hakkame rullima. Harjutus on pallina veeramine ja lihtsam variant sellest on võtta põlved alt kinni, jalad on kõverad, jalad on õhku juba tõstetud, sa ise oled juba seljast ka natukene kumer. Hingad sisse, lähed rullid turjale, hingad välja, tuled rullid üles istuma. Jäädes kumeraks, ehk siis üles jõudes ei ole vaja selga enam sirutada, jää kogu aeg kumeraks ja proovi lihtsalt sujuvalt rullida. Mida vähem sa jalgadega hoogu annad, seda parem. Nüüd, kui sul see tuleb väga edukalt välja, siis sa võid proovida pallina veeramist, kus sa haarad kinni pahkluudest, rullid taha turjale ja tuled rullid üles ette istuma. Minul on see küllaltki väljakutsuv harjutus, aga sellegi poolest on see harjutus lõbus ja tore teha. Tule 2 rullimist veel, proovides jääda otse. Ja viimase rullimisega tuled istuma. Jääd istuma. Sirutad jalad pikaks, avanad natukene laiemaks, too käed keha külgedele ja pööra risti ühele poole, tule keskele ja pööra ülakeha risti teisele küljele ja tule keskele. Proovid istuda sirge seljaga, kui vaja, siis sa istud millegi peale, et olla kõrgemal ja saada jalad sirgeks. Ning sa proovid hoida oma puusad paigal, jalad ühe koha peal ja teha seda pööret rinnalülidest. Ehk siis nabast kõrgemal. Pöörad. 2 korda veel ja pöörad. Hinga selliselt, et see toetaks liikumist. Viimane paar ja viimane kordus. Tule keskele ja too käed alla. Me teeme veel mõned sirutused seljale, selleks pööra ennast kõhuli. Jäta käed peopesadega mati sisse ja otsmik hõljuma mati kohale. Nina on hästi mati lähedal, peopesad mati sees, küünarnukid vaatavad lae poole. Nüüd sa tuled, hakkad tõstma oma pilku ja lükkama rinnakut ette, samal ajal peopesad vajutavad matti ja tõmbavad küünarnukke taha kandade poole. Sa proovid venida pikemaks ja tuled alla mati sisse tagasi. Sinu alaselg jääb vabaks,
vaagen on mõnusasti raske vastu matti. Tõmbad oma lülisamba pikaks ja rullid alla tagasi. Jätka veel, kasuta käsi, saada neid mati sisse, tõmba neid natuke rohkem kandade poole, et sul tekiks võimalus rinnakul minna ette välja. Sa näitad selle rinnakuga kaugusesse valgust, nagu majaka tuli mere peal, kaugele suunatud. 2 korda veel, tule ja siruta, veni pikemaks. Ning viimast korda, tule üles, siruta, hoia seda asendit, vii käed taha puusade juurde ja löö kätega üles lae poole. 5 ja 4 ja 3, 2, 1 ja tule alla. Sealt lükka ennast põlvtoengusse, kus su käed jäävad õla alla, põlved otse puusa alla ja lükka selg kumeraks, vaata naba suunda. Tule siruta selg, venita ennast pikemaks peanupust ja sabast venid välja pikaks. Ja uuesti lükkad ennast kumeraks, pöörates pilgu nabale ning pöörates oma istmikulud alla mati poole. Teeme 1 paari veel, siruta selg, too nõgusaks ja kumerda selg, vaata naba suunas. See oligi üks hästi mõnus ja kiire Pilatese kava.